Tervis, mina Illar Kohviinevalt ja täna on laupäev 29. detsember aastal 2018 ja ma mõtlesin, et ma teeksin ka sellest mööduvast aastast kokkuvõtte, nagu iga aasta lõpus kokkuvõtteid tehakse. Ilm on täna selline, kuidas öelda, soe, ütleme nii, et paar kraadi on sooja suisa, maantee on täitsa sõidetav, märg, põllud on sellised, kuidas öelda, nüüd natuke lumekihti näha, aga põllud on suhteliselt sellised sügisesed, et jah. Aga alustaksin nagu positiivsema poole pealt siis seda aastast. Märtsis, tähendab ühesõnaga 3 korda selle aasta jooksul olen käinud Tartus esinemas koos Tiit Seikiga, Tiit Seiki korraldatud üritustel. Esimene kord oli siis märtsikuu alguses, siis kui sõitsin siit Viinaavalt läbi Riisa ja Tipukõppu Viljandi koos Erko Korbiga ja siis temaga ma sain ka tagasi sõita, nii et Erko Korb oli siis üks peaesinejatest märtsikuus seal Zodiagis, mida Eiki Ainsalu seda üritus korraldas. Et see jättis väga meeldiva mulje. Siis teist korda ma viibisin Tartus septembrikuu alguses, kui oli sükene suvelõpusimman ja siis ma sõitsin nagu Tartusse bussiga. Ja siis oli rahvast väga palju ja Õhtuleht kajastas kenasti. Ja nüüd kolmandat korda ma käisin Tartus 21. detsembril, kui oli selline jõulu- ja talvesimman, kus oli ka rahvast ees väga palju. Ja nii, et kõik need üritused jätsid väga meeldiva mulje, nii et Tiit Seikiga koostöö jätkub kindlasti ka mul järgmine aasta, nii et väga tore. Ja siis teine asi, mis ma tahaks ära mainida, on see, et juuniga alguses käis mul külas Madis Jürgen Eesti Ekspressis, kes tegi must toreda loo, sest Eesti Ekspress tavaliselt mind ei ole nagu kunagi eriti kaastada tahtnud, aga eks siis Madis Jürgen siis tuli, et suve lugu teha ja siis tegigi, et Illar Kohv ei puhka kunagi, et sükse toreda loo, et aitäh ja tervitused Madis Jürgenile minu poolt. Aga kui nüüd sellest negatiivsema poole pealt aastat kokku võtta, siis on kindlasti see, et see Tori valla prügimajandus, see jätab ikka väga palju soovida, sellepärast, et suvel viidi Tori töökoja piirkonnas sealt Põlliteelt viidi ära ETO ehk Eesti Taaskasutusorganisatsiooni suured prügikonteinerid ühesõnaga ja sellest saadik on siis nagu selline suur probleem, et kuhu siis see prügi panna, eks ole. Ja olen Tori vallavalitsusega ja ETO-ga ja Keskkonnaametiga, ma olen kõigiga pidanud kirjavahetada sõnaga, et on vaja siia kas Rätsepa või Riisa külla tuua see taaskasutusorganisatsiooni prügikonteiner, et rahvas saaks tasuta ära anda neid pakendijäätmeid. Aga siiamaani ei ole see asi üldse vedu võtnud. Pigem mul käis siin Tori vallavalitsus käis korra külas sõnaga asja nagu uurimis, kuidas ma elan ja siis oli nii, et ja ma ei öelnud neile, et toogu see Ragnil Seltsi prügikonteiner, ma ei öelnud seda, aga see toodi ka plakstiga kohale, aga nii kui kohale toodi, ma ütlesin, viite mina seda tellinud ei ole ja mina teda vastu ei võta. Ja kui nad raisad peaksid mulle mingit tühi arveid saatma hakkama, siis ma lihtsalt lähen neile rusikatega ja kallale teen füüsiliselt asja selgeks sõnaga, et kui sõnadest aru ei saada. Sest et Tori vallavalitsusel on ikka väga palju mõtlemisainet, et kuidas asju korraldada. Kui nemad tahavad ainult seda, et rahvas peab kohe automaatselt liidet, kui lepingut ei sõlmites, automaatselt liidetakse inimesed kohe mingi prügifirma, mingi kuradi prügiärikate liikmeks, et sellest saavad rusikaga nii, et asi läheb veriseks, ma ütlen nii. Mina olen nii kange, et mina alla ei anna. Kui üks sigadus tehakse, siis ma mõnel löön pea maha ka veel, kui võtta. Aga loodame, et see asi päris veriseks ei lähe, et mõistusega inimesed saavad asjast aru. Et mina ei ole see, kes kuradi lampuka on, et kelle kallal saadakse kõik asja teha. Mina ikka löön küüned ja hambad vastu ja annan vastu tatti, kui vaja on. Nii et Tori vallavalitsus saab ka vastu tatti, kui tema oma neid asju ära ei korralda sõnaga, et ainult rahval tahab suruda peale igasugust tasulisi teenuseid, aga kui tasuta midagi, siis peab ka tasuta olema. Ja lähen ükskord ka vallavalitsusse oli rusika laua peal, ütlen, et kas hakkate tööle või hakka. Nii et see prügimajandus jätab väga palju soovida ja nii, et selle eest ma võitlen ka järgmine aasta, nii et kas või veretilgani. Ja uuelt aastalt ma ootan üldse selliseid asju, et see, et sotsiaalelu läks paremaks sõnaga, et mis rahval nagu vaja oleks, et selle nimel võitlen, et asjad korda saaksid. Siis kindlasti 3. märtsil on valimised, on nagu eelnevalt öelnud, et kindlasti ma valin Kadri Simsoni poolt, kuna
Keskerakond ikkagi võimaldas seda, et paljud maakonnad said tasuta ühistransporti sõnaga, ja kindlasti mitte hääli anda Reformierakonna, kes on selle tasuta ühistransporti vastane, nii et kõik, kes soovivad tasuta ühistranspordis sõita, need valigu Keskerakonnaga, kes ei salli seda tasuta ühistranspordi värki, et noh, see siis valigu siis Reformierakond või keda tahes, et need lõpetaksid selle asja kohe ära. Nii et kõik asjad peavad rahvale olema tasuta sõnaga enam-vähem, nii et mina olen selle poolt ja kohe võitlen kohe rusikatega, kui vaja on. Ja siis loodan, et uuel aastal tuleb, et ka meedia natuke muutub ja sõnaga, et tuleks mõni uus telekanal, kus saaks nagu rohkem oma neid videosid ja asju näidata ja kas intervjuusid teha või anda sõnaga ja siis, et see et Kroonika toimetus muutuks, et see peatoimetaja lüüakse sealt minema sõnaga, et pannakse näiteks Einar Ellermaa või keegi mõistlikum inimene asemene, kes see Kroonikat ikka teeb, et muidu, et kaua seda rämpsu toodetakse. Ja nii mõnigi väljaanne sõnaga vajaks muutmist, nii et noh, kaua, et see nagu öeldakse mingisugune peavoolumeedia, aga peavoolumeedia on see viimane pask sõnaga, mis igasugust sõnikut ja sõnaga rahvale pähe määrib ja sõnaga, et mina näiteks igasugust teist ekspresse tegelikult ja siis Päevaleht ja Postimees ma ei loe absoluutselt sellepärast, et mina niisugune kuradi saga ei huvita, et ma tean ise, mismoodi see Eesti elu käib ja mul ei ole vaja mingist kuradi plära lugeda. Et väga palju oleks vaja muuta sõnaga. Nii et soovin teile kõigile rahulikku aastavahetust ja siis, et uus aasta tuleks parem. Nii et mina Illar Tohvinõevalt.